Kristjan ja Raul, seekordne EM-mäng paaris mängus lõppes kaotusega Taani paarile Kristiansen-Taugard. Kuidas oma mängu kokku võtate? Eks me jäime teatud olukordades natuke passiivseks ja võib-olla oleks pidanud rohkem riskima. No täna ei tulnud väga hästi välja, et ega siin ebamugav oli mängida, et vastased kogu aeg tegid väikse viivituse sisse ja me ei saanud sellist enda head mängurütmi kätte, et kogu aeg kuni lõpuni oli ebakindel, et kogu aeg tulid sellised halvasti tabatud löögid, et mingisuguse kolksuga ja et oma rallit käima ei saanud väga hästi. Kristjan, nädalaga tagasi trennis vigastasid oma hüppeliigest, et kui palju see tänast mängu sul mõjutas? Kindlasti natuke mõjutas pigem psühholoogiliselt, et ei julgenud võib-olla nii palju hüpata sinna taha nurka, kui muidu oleks olnud, aga valusta kordagi mängus ei olnud, mis on hea ja üldiselt oli tugevalt kinni seotud. Mängisite sama paariga umbes aasta tagasi, et kui võrdled nüüd neid kahte mängu, et aasta tagasi me mängisime väga hästi enda vastu ja tegelikult oli üsna võrdne mäng. Et lõpus oli see asi, et nad olid selle tempoga rohkem harjunud. Et ütleme, kui niimoodi võtta, et siis ütleme kuskil, me ei ole harjunud 20-löögilised rallisid mängima, mis on pikemad rallid. Nemad on harjunud võib-olla seal 30-40-lised mängima, et meil tuli lihtsalt kiiremini viga, sest see täna oli pigem selline, et ei olnud meie poolt kindlasti nii hea mäng, et nendel oli kodus mäng ja nad olid hästi valmistunud, et olid keskendunud ja mängisid enesekindlalt. See oli teie teine individuaalne EM, et kas kolmas EM on ka sihiks või mis on teie sellised järgmised suuremad eesmärgid? Suurematest eesmärkidest on kindlasti see aasta Läti ja Leedu võistlus veel, kus me üritame oma kohta parandada võrreldes eelmise aastaga ja kindlasti on järgmise aasta eesmärk ka EM. Nii et kavatsete järgmine hooaeg ka mitmetel välisvõistlustel võistelda, et EM-ile pääseda? Ja igal juhul, et ikka üritame et tahaks mõne MK-etapi võidu saada, et see on selline väike eesmärk, et loodame, et õnnestub. Aga aitäh ja loodame meiega, aitäh! Aitäh!